Tervist! 8. mail 1990. aastal tunnistas Eesti NSV Ülemnõukogu kehtetuks nime Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ja taas kehtestas nime Eesti Vabariik. Ühtlasi muudeti kehtetuks ka Eesti NSV lipp, vapp ja hümn. Eesti NSV Ülemnõukogu ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu nimetati ümber vastavalt Eesti Vabariigi Ülemnõukoguks ja Eesti Vabariigi valitsuseks. 14. mail kuulutas Nõukogude Liidu juht Mihhail Gorbatšov eestlaste mässulised otsused tühisteks. Päev hiljem kutsusid Interrinde juhid rahvast juba Toompea lossi ette. Sinna sõidutati ka toonase sõjatööstuse Dvigatelli ning Kalinini ja samuti ka Pöögelmanni elektrotehnika tehaste sõjakaid venelasi ning töölismalevlasi. Kella 4 pärastlõunal lainetas plats punaloosung eest ja lippe kandvatest meeleavaldajatest. Meeleavaldajad nõudsid Arnold Rüütlil üksi Ülemnõukogu hoonest väljuda, kuid tegelikult oli toonane Ülemnõukogu esimees hoopis Kadriorus. Aeg-ajalt käisid Ülemnõukogu venekeelsed saadikud kinniste väravate taga seisvad massi julgustamas. Valges saalis andsid sõjatehaste juhid Ülemnõukogu juhatajale Ülo Nugisele üle ultimaatumi, milles nõuti ENSV sümboolika kohest taastamist. Sama nõudis ka platsil röökiv Lõssenko. Veidi pärast 4:30 roniski naabermajade katustelt üles turninud mees lossi frontoonile ja heiskas trikolori kõrvale punalagu. Nähes, et nii-öelda omade lipp juba lehvib, kamandasid mässujuhid rahva liikvele. Väravad murti maha ning sellele hoovipoolsesse ette pargitud veoauto lükati lihtsalt eest ära. Umbes 100 eesti keelt kõnelevad miilitsad ei suutnud tuhandeid mässulisi tõkestada ning nad valgusid lossi õue. Et toona asus valitsus parlamendiga ühe katuse all, otsustas ministrite kabineti juht Edgar Savisaar rahva poole pöörduda. Eesti Raadio otse-eetris palus eestlasi appi. Ülemnõukogu ja Eesti Vabariigi valitsus kutsuvad rahvast valitsushoone kaitsele Toompeale. Interrinde ja töökollektiivi töönõukogu jõugud on Toompea lossi sisse piiranud ja seda rünnatakse. Kordan, Toompead rünnatakse. Hakkas pärast väravade mahamurdmist mässajate hoog raugema. Kas nad arvasid, et eesmärk on täidetud või mõjus see, et toonane Ülemnõukogu saadik õhukaitseväe kindral Abdurrahmanov oli sel päeval mundris. Sõjaväelane läks välisministeeriumi poolsele trepile ning hakkas sealt mässajaid korrale kutsuma. Tema sõnavõtt mõjus. Ootamatult hüüdi, et eestlased on kohal. Kitsa koridori kaudu hakkasid internatsid taganema. Välja sõitis ka veoauto, millele lehvitati punalippe. Aga toonased lipuvardad olid terava otsaga. Kardeti, et nendega torgatakse keegi läbi. Et seda juhtuks, hüüdsid saadikud rõdult. Ärge neile midagi tehke. Kui meeleavaldajad olid lahkunud, siis hakkas Eesti rahvas laulma. Kui Eesti 20. augustil 1991. aastal taasiseseisvus, siis juba 25. augustil keelustas Vabariigi valitsus Interrinde tegevuse. Järjekordselt panin video alla ka lingi seriaali NSV-st, et saaksite selgema pildi sellest ajast. Taaskord ütlen, et kui tahate, et teen millegist video, siis palun öelge mulle. Kohtume peagi, nägemist!